Me oleme täna külla kutsunud arengu- ja suhtenõustaja Tiina Tiituse. Tere hommikust! Tere hommikust! Ja Tiina, nagu sa nägid, on meil täna siin palju saginat. Me rääkisime siin eelmiste külalistega sellest, et kui inimestel on muresid, kui inimestel on probleeme, kas või suhetes, siis nüüd on üks selline nädal, kus kohas inimesed saavad kirjutada selle kõik paberile, vot mul on niisugused probleemid, niisugused, ja siis sa nagu annad need läbi kirjad ära, need kirjad põletatakse ära, mured kaovad. Mis sa arvad? Kas see teeb ka nii-öelda sinu tööd vähemaks, kes sa niimoodi inimeste muresid kuulad suhete teemal? No minu juures käib igasuguseid inimesi, kõik ei käi ainult muredega. Kas sinu juures? Vot, mul oli sama küsimus. Mis see tähendab? Inimesed tulevad lihtsalt jutustama. See, et ma suhetega tegelen, on üks osa ja see on selline nagu magus või rammus teema, millest on hea rääkida, aga vahel tulevad inimesed lihtsalt oma elu pöördelistel punktidel, et mis töökoha ma valin ja kas ma müün selle maha ja üldse ma ei tea, mis ma oma eluga peale hakkan. Ja mõned on suhte osas nagu täitsa õnnelikud. Aga lihtsalt, kuna see õnnetu suhte teema on nagu nii levinud, et siis paraku minuga seoses sellest rohkem räägitakse. Ma lihtsalt küsin selle ära, et miks see on nii levinud? Miks see on see, et need suhteteemad on õnnetud? Sellepärast, et kõik jamad, mis elus toimuvad, siis nagu lähisuhtes nad kõige valusamalt avalduvad. Et kui me mujale väljapoole võime teha nägu, et elu on täitsa tore ja okei, aga siis kodu seinte vahel ei ole lihtsalt võimalik valetada. Ja isegi endal on kergem valetada kui partnerile suhtes. Mina räägin sinuga hea meelega ka natuke teisel teemal, sellepärast, et umbes 25 aastat tagasi puutusin mina sinuga tihedamalt kokku, võib-olla isegi natuke veel rohkem, ma ei tea. Aga sina olid siis moekunstnik, sa olid tunnustatud moekunstnik. Mis see siis nüüd on? Kas see, et sa siin kuulad õnnetust armastuses, käid meile siin tarkus jagamas, mismoodi saada õnnelikuks, on see sul nüüd targem ettevõtmine või? Sina tegid tohutu karjääripöörde. Tegin ja kuna ega ma igapäevaselt vaatasin te ei kuule, sest minu päev algab siis, kui teie lõpetate ja nii kui ma Pille häält kuulen, siis minul on ikka täielik ajamasin. Isegi vist lausa 30 aasta taha või 25 võib küll olla, ja. Et selline hästi äratundmine ja sa näed täpselt samasugune välja kui siis. Olgu, aga tegelikult ikkagi, Tiina, sa tegid moekunsti. Sa olid kunstnik, sa olid loominguline inimene. Nüüd oled sa nii-öelda terapeut. No mis asja, neid igasuguseid õnnekoolitajaid, õpetajaid on meil ju 120 tükki praegu ümber ringi. Ja ma ei ole terapeut ja ma olen nagu niisama selline jutu inimene, et ja see algas kuidagi väga kummaliselt, mul ei olnud sellist plaani. Aga tõenäoliselt ma hakkasin otsima valusaid vastuseid või vastuseid valusatele küsimustele oma elus. Ja minu tegelikult selle tegevuse eesmärk ei ole mitte suhetega niivõrd tegeleda, kuivõrd vähendada vanemate vägivalda laste vastu. Sest see on see, mis läheb mööda põlvkondi edasi ja see on ka see, mis on tegelikult halbade suhete sisu, on need traumad ja rasked kogemused lapsepõlves. Et kui me hakkame parandama nii-öelda nagu suhet pärast või suhet ennast, siis oleks nagu, ma ei tea, tordi, kreemi silumine samal ajal, kui tort ise on alt halvaks läinud. Vanemate vägivald laste vastu. Ja, hüljatus, eestlaste puhul hästi palju ka sellist hooletusse jätmist, emotsionaalset üksindust lastel ja lihtsalt konkreetne vägivald ka, sest statistiliselt veel enamus Eesti mehi on tegelikult pekstud poisid ja see on tegelikult selle taga, miks poisid ei räägi, miks nad on sellised või sellised. Kas sellepärast on meil ka seda kodus olevat vägivalda mitte ainult ka laste vastu, vaid oma vahel? Kas see on ka sellepärast, et poisid on olnud väiksest peale pekstud poisid või? Ja loomulikult, ega tüdrukud ka. Sest ma saan, et see on meil ikkagi endiselt väga-väga suur probleem Eestis. Mulle just tundub, et ega me vitsa ju enam lastele tegelikult väga ei anna. Ja, aga vaata, meie siin võib-olla räägime ja ma ütlen ka meie, et osad vist on must siin nooremad, aga need, kes on suutnud nagu seda mustrit muuta, need on nagu tõelised inimkonna kangelased. Väga hästi ütlesid, et osad on siin nooremad ja siin on nüüd nooremaid suhtenõustajaid ka olnud avalikkuses, kes tulevad ja räägivad, et mees peab ikka naist kätel kandma ja kõik täiesti ära tegema ja nii edasi ja siis ma loen Anne Stiilist ühte toredat artiklit, kus siis Tiina Tiitus suhtenõustajana on öelnud, miks mees peab sind kätel kandma, on sul ratastooli vaja või? Väga hästi, mina
noor mees olen väga teie poolt. Ma pean ütlema. Kuidas keda ma peaksin nüüd siis kuulama? Muidugi see näide... oma naist kodus, kes ütleb, kanna mind kätte? Minu naine ei ütle mulle mitte kunagi nii. Võrdses suhtes kunagi naine ei ütle, et kanna minu naine ei ütle tõesti nii. Aga ma ütlen, Laura Valk on see, minu jaoks ta ei ole ka suhte terapeut ega nõustaja, aga ta ise tõenäoliselt ennast peab selleks ja siis tema ütleb küll, et ega ma ise küll autot ei tangi, veel vähem pesema seda ise hakkan. Et kuidas siis päriselt ikkagi peaks see asi olema? Ja kus kohast tuleb üldse see nagu mõtlemine, et peab kätel kandma või kas see on kuskilt tulnud, ma ei tea, läbi ajaloo või kus see tuleb? Jaa, täpselt nii, nagu sa ütlesid, see on väga paljud asjad, mida me kogeme, ongi ajaloolise taustaga ja praegu räägitakse ka, mida teeb tõeline naine, naised on jumalannad, kuningannad ja ma ei tea, mida nad kõik ette kujutavad ja siis mehed peavad olema sellised ja sellised ja need on praegu nagu sellised kehtivad standardid mehele ja naisele. Näiteks minu nooruspõlves räägiti, mida teeb tõeline daam, näiteks ei katsu nägu palja käega, alati kinnas on käes, ei lähe ilma sukkpüksete õue ja ma ei tea, mida ta kõike teeb. Praegu räägitakse sellest, mida tõeline naine teeb või ei tee. Ja siin ei ole midagi pistmist tegelikult ei õnne ega suhtega, et need on lihtsalt need praegu kehtivad soostereotüübid. Ja kui me tahame olla võrdses suhtes, siis me oleme ikkagi eelkõige inimesed. Kui me võtame riided seljast ära või inimesed on saunas, paljud aru saate, kes on kes või ütleme ka veel nii, et kui inimesed sünnivad, siis ei saa üldse aru, kus on mees või naine. Kui selleks peab vaatama konkreetsese kohta ja kui inimesed vanaks saavad, siis nad on ka üsna samasugused. Kui te vaatate kahte ätikest selja taga, siis ei saagi aru, kas on ära räägi, siin ma ei saa küll kuidagi ma ei saa siin kuidagi nõustuda, olgem nüüd ausad, kui me võtame kõik paljaks, eks need vanad naised ja vanad mehed ka. Midagi ei ole teha. See vana mehe näsaks ei lähe kunagi nii hulluks, kui ma ju käin valdavalt käima naistega saunas. Me kogu aeg vaatame ja nutame oma noorust taga. Arvad, mehed ei käi saunas ja ei nuta või? Saunas ja on sul võrdlus või? Käin korra aastas ka meestega. Mehed lihtsalt naiste juuresolekul ei nuta. Ei vana mees näeb paratamatult parem välja kui minu, vabandust, see on minu isiklik ime, ma näen, Tiina tegi suured silmad. Aga vaata kas või tagumikke, eks ole. Midagi ei ole teha, meie tagumik ei lähe iialgi nii jubedaks nagu naise tagumik. Mis on naise tagumikus siis jubedat? On üks suur kobrutav asi, eks ole. Ma ei tea, osadel lähevad aina väiksemaks need tagumikud. Osad vanainimesed kuivavad. Ega need vanamehe tagumikud ka nüüd teab, mis pringid. Pikemalt pringid igal juhul, ma ütleksin. Kuhu me nüüd sattusime? Olgu, teeme väikese pausi. Hommikuprogramm Raadios Star FM on külas arengu- ja suhtenõustaja Tiina Tiitus. Tere hommikust veel kord. Tere hommikust. Täna hommikune siis teema tõstatus meil, seletame sulle ära. Poiss ja tüdruk saavad kokku, on läbi Tinderi tuttavaks saanud, istuvad kohviku laua taga. Noormees täitsa selline tubli, küsib tüdruku käest, millega tegeleb, tüdruk räägib, hea meelega muudkui räägib endast, aga poiss on lõppkokkuvõttes pettunud, sest tüdruk ei küsi tema kohta mitte midagi. No ei huvita, tahab ainult ise laterdada. Mis sa nüüd, Tiina, ütled, aga kui päriselt ei huvita, kas siis peab nagu viisakuses tegema nägu, et hakkan küsima, kuidas sul läheb ja mis mees sa ka oled? No viisakusest ei pea selliseid asju muidugi tegema. Me võiks jääda muidugi viisakaks, on nagu teine vastus. Aga poiss võiks öelda, et stopp, ma tahan endast ka rääkida. Et minu põhimõte on see, et me peaksime hakkama nagu enda seisukohast kõike rääkima, mida me tahame. Ta võiks näiteks öelda, et jah, see on väga huvitav, aga ma nüüd tahan endast ka natuke rääkida. Ja siis ta näeb, et väga teda ei kuulata. Kas siis on kriips peal siit enam? Ei, siis siis ta ütleb, et tore, aitäh ja nägemist. Järgmine. Ja midagi sellist, et mis sealt nagu pingutada on, kui ei ole huvi. No aga räägime pingutusest, nii nagu see ühe sama koolitusel tegelikult vist, ma lugesin ka su viimaseid ettevõtmisi, ütlesid, et sina näiteks oled nüüd otsustanud, kui me räägime jälle, natuke ikkagi on see suhte teema, et sina enam ei tegele selliste asjada nagu, ma ei tea, juuste värvimine, asjad, mis alati nagu naised on teinud, sest sa oled öelnud, et sa ei viitsi. No oot, Tiina, aga ma ei tea, kas sul on elukaaslane kodus?
mul on elukaaslane ja ma olen õnnelikus abielus juba 25 aastat. Nii, ja nüüd ütleme nii, et ta silm on ära harjunud või? Kas ei pea enam pingutama või? ja ta on muust veel noorem ka, et sa teaksid. Ma mäletan seda, et sa võtsid kunagi ühe erakordselt ilusa, või võtsid, läksid suhtesse. Erakordselt, või ei ole teda ka nüüd mitte, ja läksid erakordselt ilusa noore mehega suhtesse. Te olete endiselt koos ja lapsed on ilmselt juba suureks saanud. Noorem on sõjaväes, vanem õpib. Ja ta ei heida sulle ette, et kuule Tiinakene, teine kord oleks tegelikult täitsa tore, kui sa ennast ikkagi niimoodi jälle üles lööd ja värvid ennast siit ja värvid ennast sealt ja siis ma saan minna sinuga eputama niimoodi teatri. Eile ma ostsin üle paljude aastate omale meigivahendid ja tegin õhtul meigi ja natuke pildistasime ja siis oli küll täitsa tore, aga see on mul natuke selline leppimine vananemisega, mis ei ole minu jaoks üldse kerge ja tema on see, kes on rääkinud, et miks sa neid juukseid värvid. Ja kui sa näed, mul on juuksed, hallid sellised nagu siuke riba läheb kõrva kohalt, nii et paljud tegelevad värvimisega, et saada sellist halli riba siia. Tõenäoliselt ta läheb veel hallimaks, aga see on mu enda selline viis leppida vananemisega. Ja kui ümberringi kogu aeg räägitakse, et ole sina ise, ma siis olen mina ise, et selline ma ju tegelikult olen. Ja lugesin just mingit artiklit kellegist, kes oli kõik võimalikud osad keha küljest ära lõiganud ja juurde toppinud, kuhu oli võimalik panna ja siis ütles kokkuvõtteks, et nüüd ma siis olen lõpuks autentne mina ise. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei taha niimoodi teha, ma ei taha veel 80-aastaselt värvida juukseid tumepruuniks või süsimustaks ja kui mehed värvivad juukseid, habemeid mustaks ja juukseid, siis on naeruväärne, aga kui naine teeb, siis ta peab seda tegema. Ja ma ei saa öelda, et see kuidagi kerge leppimine, aga ja see juuste värvimine on ausalt päris ebameeldiv, sest mul ikkagi pea sügeleb mitu päeva, ma ei tea, ja siis nädala aja pärast on need juured välja kasvanud. Sa ise tegid seda kodus mingi poti kohal või? Ei, muidugi mul maailma parim juuksur oli ja värvis ime hästi, kui sa vaatad vanemaid pilti, mul olid sellised nisuvärvi juuksed, sellised unistuste juukse värv, aga ikkagi nädala 2 pärast on need juured välja kasvanud ja kõik naised teavad, kui tüütu see on ja siis ma neid ja juured on ikkagi siis hallid või erinevad värvi ja kõik vihkavad neid välja kasvanud. Tiinakene, sa näed, mis mina tegin täna hommikul, jah? Patsi pannakse siis, et see koht välja ei paistaks. Aga sa oled kogu aeg siin nisuvärvi olnud loomulikult. Ei, Pille ütles selle kohta, see on kuldne viljapõld. Ja täpselt, viljapõld. Küpse, mida. Küpse, ja, aga Tiina, mul ikkagi ei kõrvu, et ma nüüd ei tea palju poisse see huvitab, aga kuna mul nii-öelda natuke sama teema on ja sa ütlesid, et sul on raske leppida vananemisega. Kas sa pead silmas praegu ainult seda välimuse osa või mõtled sa siin all veel mingisuguseid muid momente? No ikka välimus, mis muu, kõik see elutarkus, see on ju tore. Ei, mul on näiteks ootamatu see, et kui mulle vanasti tundus, et iga laupäev peab olema rock'n'roll ja pidu ja minu meelest see oligi äge, siis täna on kõige kihvtim nädalavahetus see, kui ma olen mehega kahekesi maal ja siin viskan sõnnikut nii-öelda, eks ole, ja kükitame saunas. Eka see on mu jaoks kuidagi endiselt veel peas natuke niimoodi, et olekki nüüd Pille selline vanamutt, kes tahab ka ainult oma maad kaevata ja mehega kahekesi nohistada. Ei, eks need nädalavahetuse peod on ikka ju jahilolijate jaoks, mis sa seal enam jahil oled, et see oma kaaslasega sõnnikud visatas ongi ju kõige mõnusam. See ongi eluküpsus, kuidas me peame elu lõpuni. Pealegi ma ei jaksa ju, ma ei tea, ma pidin täna nii vara üles tõusma, ma vist lähen magama tagasi. Kuule, aitäh, et sa tulid, aga ma saan aru, et sa oled uuesti võtnud ikkagi omal loomingulise suuna. Kas me saame sind siis kuidagi teistmoodi nautida kui suhtenõustajana? Ja ma nii tahan uuesti kunstnikuks tagasi saada ja see on täitsa uutmoodi hingamine. See, kuidas ma praegu joonistan, ma ei ole seda kunagi teinud ja ma väga naudin, et ma loodan uuesti inimestel ikkagi tuntuks saada kunstnikuna. Kas see pilt, mis on raamatukaanel, on sinu enda joonistatud? See on minu joonistatud, jah. Raamat on siis nimega? Eluarmastus. Mõtisklus igavese armastuse võimalikkusest. Jaa, sest mina ei olegi ei arst, psühhopaat, ma tahtsin öelda, psühholoog ega ka terapeut, et tõesti need ongi mõtisklused ja see, mis mina räägin või kirjutan, ei ole kellelegi kohustuseks ja ma ei ravi ka kedagi. Ja kui me loeme su raamatut, siis praegu vist Tartus saame tegelikult suuremalt su loomingust osa või? Jaa, mul on praegu Tartus Agi galeriis näitus väljas ja jaanuari algus tuleb ka Tallinnas ja juulis tuleb veel üks näitus, nii et ma olen selle kunsti asja praegu väga hooga ette võtnud ja ma tohutult naudin seda, nii et siin on mul siuke lendan täie hooga. Mul on jänu tekkinud aastakümnetega selle järgi. Eks ma sain aru, me leiame su Instagramis, kui me tahame su silma peal hoida. Minu Instagramis on kõik väljas. Aitäh, Tiina Tiitus, et sa tulid meile külla. Hommikuprogramm.